Nõnda, jah. Ma kõigepealt tänan eelnevaid kõnelejaid, kuna esiteks Lauri andis juba päris hea sellise taustaülevaate, mis nii-öelda järgnevate kümnendi jooksul toimuma hakkab ja miks hakkab toimuma. Kuid käin veel korra üle, et mis on need muutused, mis energeetikasektoris ja muutusi põhjustavad. Milline näeb energeetikasektor välja tulevikus Eestis ja konkreetselt ka Ida-Virumaa regioonis ning millist kasu just regioonile nendest muutustest oleks võimalik saada. Esmalt võib-olla natukene sellisem värvilisem, kirjum taustaleht teile. Et selleks, et üldse arutada mingisugusest pikaajalisest kasust, me peame mõistma tegelikult, et millises situatsioonis me hetkel oleme ja mis seda kõike mõjutamas on. Esiteks, ma arvan, et me peame alustama sellest, et kliima- ja energeetikapoliitika on tänapäeval sisuliselt ühe taukaga kaks kannikat, öeldakse, eks ole. Et kõik algab sellest ju nii-öelda inimkonna teadmistest, kuidas inimmõju mõjutab kliimat. Need teadmised on aina paremad, aina täpsemad. Vabandust. Aina täpsemad ning paraku oleme pigem need sellised uudised või teadmised, mida me selle protsessis saanud oleme, ei ole väga roosilised. Et pigem me liigume sellises trendis, kus midagi tegemata liigume pigem sellise ökoloogilise tundmatuse või ökoloogilise pigem, ei taha öelda katastroof, aga väga suure sellise raputuse suunas. Ja need raputused konkreetselt mõjutavad ju tegelikult inimeste nii-öelda seda ökosüsteemi, millest ka inimesed oma elus sõltuvad. Nii et seda raputust tahaksime ju tegelikult ära hoida ja selleks just need eesmärgid, kliimat puudutavad eesmärgid ja taastuvenergeetikat puudutavad eesmärgid loodud on. Me tahame tegelikult seda globaalset soojenemist piirata, kas siis 2 või siis ideaalis 1,5 kraadi piires. Hüpates nüüd alla vasakule graafikule, ilmestab see tegelikult seda trendi, milles me tegelikult täna oleme. Ehk siis eelmisel aastal ÜRO väga tänuväärne raport tegelikult, nii-öelda Emissions Gap Report ehk siis emissioonide lõhe raport võiks tõlkida seda otseselt eesti keelde, mis siis ilmestab seda, paneb graafikule selle, millisel kursil me hetkel liikumas oleme enda võetud eesmärkidega, teiseks enda reaalsete tegevustega, jätkuvate investeeringute või tarbimise kasvuga ning samale graafikule pannes 2 stsenaariumit ehk siis 2 kraadi stsenaarium ning 1,5 kraadi stsenaarium. Ning see emissioonide vahe ongi täpselt nii suur, nagu te graafikul näete, et see tegelikult praegu nii võetud eesmärgid kui ka reaalsed tegevused, Eesti puhul siin saame rääkida, sinna alla läheksid täiendavad, eks ole, õlitehased ja nii edasi. Et me liigume tegelikult kahvelis võrreldes sellega, kus me tegelikult tahaksime liikuda. Alla paremal graafikul toon siia nii-öelda lingi siis sellesse või seose sellesse, kuidas siis kliima- ja energeetikapoliitika konkreetselt seotud on. Et see on Eesti puhul nii-öelda laenatud Keskkonnaministeeriumi kodulehelt, kust kasvuhoonegaaside heide Eestis pärineb. Need suured sinised tulbad on just energeetikasektor. Et just energeetikasektoris on see kõige suurem potentsiaal, kus me saame heitmeid piirata või kokku hoida. Ning just selles kontekstis me peame rääkima sellistest lahendustest, mis kasvuhoonegaaside heiteid atmosfääri juurde ei too. Selleks oleme kasutusele võtnud Euroopa tasandil ka erinevaid meetmeid, näiteks elektrisektoris suuremahuliste käitiste heitmete vähendamisele suunamiseks oleme kasutusele võtnud heitmekaubandussüsteemi, mis on tegelikult juba circa 15 aastat reaalsuses olemas olnud, kuid nii-öelda reaalset mõju hakkas avaldama siin paar aastat tagasi. Et sellest mõjust ju oleme juba avalikkuses ja kindlasti ka selles Ida-Virumaa
ümarlaua kontekstis korduvalt rääkinud. Just see mehhanism tegelikult asetab rohkem seda survet suurema heitmekoormusega käitistele, milleks üheks kahtlemata põlevkivi elektrijaamad hetkel on. See värviline maakaart ilmestab tegelikult seda, millest veidikene ka Lauri oma sissejuhatuses rääkis. Ehk siis mis toimub, mis olukorras on need nii-öelda alternatiivsed energiaallikad või siis mina juba tahaksin öelda, et peavoolu energiaallikad. Kuivõrd see kaart pärineb ühest hiljutisest Bloombergi analüüsist, mis siis kõrvutas erinevate energiaallikate või uute energiaallikate hinda erinevates maailma piirkondades. Ja nagu te näete, ega kõik maailma piirkondad ei ole siin kaetud, et Eesti ei ole siin analüüsitud, et on keskendutud just sellistele põhilistele turgudele, suurtele maailma riikidele, Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas, Aasias ja ka suuremad Euroopa riigid. Ja miks ta nii värviline on seetõttu, et sinine tähistab tuuleenergiat ja kollane päikeseenergiat. See ilmestab siis seda, et nendes regioonides on kõige odavam uus energiatootmise või elektritootmise tehnoloogia just vastav, ehk siis mõni taastuvenergiaallikad. Jah, seal on veel mõned regioonid, kus kõige odavam on kas maagaas või ka kivisüsi, aga need regioonid on sellelt kaardilt kui see oleks selline reaalajas kaart, siis need regioonid ka läheks ajapikku kollaseks ja siniseks. Ja kogu selle slaidi keskmes on siis hetkel Green Deal ehk siis Euroopa roheleppe või roheline kokkulepe, mis siis toob sellise seosega tänasesse vestlusesse, kuivõrd selle üks osa ju tegelikult on õiglase ülemineku mehhanism, mis tegelikult peaks siis kokku võtma kõik need, arvestama kõikide kliimamõjudega, energeetikasektori potentsiaaliga, nende kliimamõjude vähendamisest ning samas võtma arvesse ka regioonid, mis on seni veidike rohkem sõltuvamad olnud kas tööstustest või jah, tõesti energeetika valdkonnas, kus neid heitmeid tegelikult rohkem on olnud ajalooliselt. Tulemegi siin nagu Eesti juurde ja mis need muutused tegelikult Eestisse ülekantuna tähendavad. Et me saame rääkida kliimaambitsioonikuse järk-järgulisest kasvust. Jah, Lauri tööülesanne oli tegelikult ka rääkida kliimaneutraalsusest, aga jah, meil on see 2050. aasta verstapost selgelt juba silmapiiril olemas, kuid me peame rääkima ka järk-järgulisest trajektoorist, et kuidas me siis sinna jõuame. Et ka praegu tegelikult käivad diskussioonid, et milline see verstapost või kuhu asetada see verstapost aastal 2030. perspektiivis. Lauri juba rääkis, et tegelikult mida varem me neid samme ette võtame, seda parem. Seega ka kliimaambitsioonikus võiks tegelikult ka 2030. aasta perspektiivis olla juba selline, mis tegelikult avaldab mõju ja toob neid kaasnevaid või soovitavaid nähtusid kaasa. Aga kõik see toob kaasa hajusama ja mõnes mõttes ka mitmekesisema energiatootmise. See tähendab seda, et energiat ei toodeta enam ilmtingimata ühes regioonis. See võib toimuda üle-eestiliselt vastavalt sellele, millised tehnoloogiad on vastavale regioonile ja vastavale piirkonnale sobivamad. Hetkel on ju tegelikult taastuvenergia potentsiaal suuresti ammendamata nii Eestis kui ka mujal. Me räägime siin nii elektri ja soojuse koostootmisest kui ka tuule ja päikese elektritootmisest. Et tuult võib-olla on mugavam toota seal, kus võib-olla päike ei ole kõige sobivam. Suuremates linnades, kus on ka piisav soojuskoormus all, on mõistlik kasutada ära koostootmispotentsiaal ja nii edasi. Et kindlasti energia tootmine või elektri tootmine saab olema hajusam ja mõnes mõttes mitmekesisem. Ja millest ka tegelikult Lauri oma pikas sissejuhatuses pidevalt tagasi tuli, oli see, et fossiilkütused selles kontekstis
kuhu me täna jõudnud oleme ja kuhu me tulevikus aina suuremate sammudega liigume. Fossiilkütused, me siin räägime nii elektri tootmisest fossiilkütustest kui ka vedelatest fossiilkütustest, ei suuda just turutingimustel ja ilma selliste erakordsete toetusteta konkureerida taastuvenergiaga elektri tootmisel eriti. Ja kui tuleme nüüd, lähme nüüd samm kitsamaks veel ja mõtleme selle peale, et kuidas siis sellised muutused mõjutavad Ida-Virumaad ning kuidas sellest ka mõnes mõttes kasu lõigata. Et ma juba rääkisin sellest, et hajusam energia tootmine on tulevik ja mõnes mõttes paratamatus, mistõttu ma tõstin ka esile, et Ida-Virumaa võib, aga ei pea olema Eesti energeetika nii-öelda keskmes. Et pigem tuleks vaadata majanduse mitmekesistamise suunas, mille üks osa siis energeetika saab olla või nii-öelda partner saab olla. Ja tegelikult, kui me vaatame, eks ma siin lõikasin paar kaarti ka välja visualiseerimiseks, et esiteks pööran tähelepanu selle ülemisele kaardilõigule, mis siis ilmestab valitsuse otsusest tingitud nii-öelda sellise tuuleparkide jaoks sobiva ala nii-öelda kujunemist. Ehk siis valitsuse otsusega investeeritakse ka täiendava nii-öelda õhuseireradari paigaldamisse, mis tegelikult avab uued kõrguspiirangute piirkonnad just tuuleenergia potentsiaali ärakasutamiseks Ida-Virumaal, mis on väga oluline tegelikult. Et sest viimastel aastatel tuuleenergia sektori areng mõnes mõttes on stagneerunud väga erinevatel põhjustel, aga sellised riigikaitselised ja kõrguspiirangute põhjus on üks väga oluline nii-öelda pidur selles. Teiseks, päikeseenergia ei pea olema piiratud selle rohelise erakorralise eripärase trapetsi piirkonnas, vaid päikeseenergiat saab tegelikult kasutada nii hoonete külge installeerituna kui ka nii-öelda ütleme kas või kuskil logistikakeskuse taga platsil. Et see on väga konkreetne selline lahendus, mis tegelikult aitab ka ettevõtetel mõnes mõttes kulusid alla tuua ja kasutada natukene paindlikumat kui sellisemat suuremat tuuleenergiaressurssi. Kolmandaks, miks ma selle alumise kaardi välja toon, on tegelikult olemasoleva võrgutaristu situatsioon Ida-Virumaal. Et kuivõrd seni on suures osas või väga märkimisväärses osas elektrienergiat toodetud just Ida-Viru regioonis, siis on ka olemasolev elektrivõrk seal nii-öelda piltlikult öeldes jäme. Ja kuivõrd sealsed tootmisüksused pigem senises mahus elektrit ei tooda, siis tegelikult seda vaba võimsust, kuhu uusi ka taastuvenergia võimsusi liita, on tegelikult see keskkond on märksa soodsam kui näiteks, kui me vaatame saartele ja Lääne-Virumaale, Lääne-Eestisse. Et selles mõttes, ütleme, kui tahame Lääne-Eestisse täiendavaid ressursse kasutusele võtta, siis sinna peab tegema võrguinvesteeringuid, samas kui Ida-Virumaal on see keskkond juba palju soodsam. Et see oli tegelikult ka natukene see mõte ka selle taga, miks nii-öelda õhuseire radari investeering ka Ida-Virumaale või sinna regiooni tehti. Jätkuvalt tahaksin toonitada, et kvalifitseeritud tööjõu vajadus on tegelikult energeetikasektoris püsiv ja pigem on puudus headest töökätest. Et jah, tõsi on, et tuulik ja päikesepaneel saab enamjaolt ajast ise hakkama ja pigem on nii-öelda vajadus töö järele kas siis ehituse baasis ja tegelikult ka hoolduse baasis, konkreetselt, kui me räägime nii-öelda konkreetselt ühest seadmest. Et sinna juurde ju käib tegelikult kogu selle süsteemi haldamine. Et tegelikult töökäte nõudlus energeetikasektoris on püsiv, jah, kuigi see töökäte selline nii-öelda väljund erineb.
Ma oleks võinud tegelikult järgmisele teebapunktile panna ka tegelikult sellise küsimärgi taha, sellepärast et hetkel ei oska keegi ette näha, millised on kriisijärgse maailma tarneahelad või kui palju praegused tarneahelad saavad mõjutatud sellest praegusest kriisist. See tähendab seda, et kuigi praegu märkimisväärsed peaaegu, ma kujutan ette, et kõik tootmisahelad on üht või teistpidi seotud Aasiaga, siis on palju päris kõrge tasemel räägitud ka sellest, et nende tarneahelate mõnede strateegilisemate osade tagasitoomist ka läänemaailmasse tagasi. Et siin võib olla ka sellised väljundid ka Ida-Virumaal, et mõnede selliste ka rohepöördes oluliste tarneahelate osade toomine just sellesse regiooni. Mis siis võibki siis täiendavat võimalust tekitada. Aga tõesti, see on selline pigem küsimärgiga ja seda mina ei saa öelda, kas see peaks niimoodi olema või niimoodi kahtlemata on. Et mina pigem näen, et see võiks kahtlemata niimoodi olla. Igaks juhuks, Mihkel, annagi sulle märku, et hea oleks, kui sa saaksid vaikselt lõpetama hakata, siis saame lasta inimestel gruppides karutleda. See on hea, sellepärast, et viimane punkt ongi minu viimane punkt. Et kuigi Lauri juba seda ka mainis, et vaatamata sellele, et jah, kiirem tegutsemine annab ka suuremat kasu ja ka Taastuvenergia Koda on juba aastaid tagasi koostanud kava, mille kohaselt täielik üleminek taastuvenergiaallikatele elektri- ja soojusmajanduses eelkõige toob positiivset sotsiaalmajanduslikku mõju kogu Eestile. Et me küll ei ole seal välja toonud erinevaid ringkondi või regioone, kuigi ma arvan, et nii energiatõhususe investeeringute kui ka täiendavate tootmisinvesteeringute osas me kõik võidame sellest. Ja tegelikult jah, nagu Siim ütles, et peaksime lõpetama, nii et ma teid pigemalt siin enda slaididega ei tüüta. Pigem ootan teie küsimusi või arutelu. Täpselt, üks küsimus on see, et see on tegelikult kaks küsimust, mis on omavahel seotud, ma ütleks. Et küsimus puudutab just ajalist perspektiivi, et sa ka mainisid, et valitsus on siin teinud otsuse, mis võimaldaks Ida-Virumaale tulevikus täiendavaid tuulikuid rajada, aga et küsimus on, et millal see kõik juhtuma saab, et kui arvestada, et siin 2025 me veel ühendame ennast piltlikult lahti Venemaa elektrivõrgust ja regioonis vähem osad tootmisvõimsused, mis on kas fossiil- või tuumakütusel põhinevad, lähevad rivist välja, et kas siis selleks ajaks juba saab ka mingeid taastuvenergiaallikaid kasutusele võtta või et jah, mis see ajaline perspektiiv on, et kui kaua võtab aega näiteks suure tuulepargi rajamine Ida-Virumaale? Suure tuulepargi rajamine võtab kahtlemata aastaid aega, et oleneb, mis faasis tuulepargi arengud on, et tegelikult jah, kuigi me siin täna räägime Ida-Virumaast, siis Ida-Virumaa pole ainus koht, kuhu tuulepark Eestis rajada on plaanis. Erinevad arendused on erinevas faasis. Siin vast paljud on kuulnud ka Tootsi tuulepargist ja mis aga selle ümber toimub. Näiteks konkreetne projekt on ju tegelikult palju edasi jõudnumas etapis kui mõned muud projektid. Aga Ida-Virumaa kontekstis, kui me räägime just sellest radarist, siis tegelikult kahjuks sellega läheb ikkagi mõned aastad aega, et kogu radarikomplekti ja meeskonna ülesseadmine on Kaitseministeeriumi hinnangul nõudmas ikkagi oma kuskil 4 aastat aega. Et me võime rääkida, et kogu see, jah, selle ütleme siis radarikomplekti ülesseadmise ajal on võimalik teha mingisuguseid eeltöid, aga näiteks maste ja tiivikuid püstitada sellel perioodil ei ole võimalik. Et mõnes mõttes need protsessid saavad käia paralleelselt, aga mõnes mõttes ei saa, kuni mingi piirini. Aga me peame rääkima sellest, et see mastide püstitamiseni läheb veel aastaid aega.
siis põhimõtteliselt tuleks kiiresti hakata planeerima praegusel hetkel ja ehituslube väljastama ja kõike muud sellist tegema selleks, et 2024, kui radar on töös, siis aasta jooksul saaks kähku tuulikud püsti selleks, et 2025 Stepslisest elektor tuleks. Et teoreetiliselt võimalik, praktiliselt saab olema kindlasti nagu väljakutsuv, ma saan aru. Jah, kindlasti, aga konkreetses regioonis jah, see situatsioon peab kuskil umbes nõnda toimima, nagu sina kirjeldasid. Aitäh!